igasuguste asjadega, et kas meil on näiteks 2 paari kingi või 3 paari kingi. Kui meil on 3 paari kingi ja ühe juurde ostame, siis see 1 paar annab meil vähem juurde, kui meil oleks ainult 1 paar. Ja kui meil on 10 paari kingi, see 11 rahuldab meie vajadust veel vähem. Sa arvad teistmoodi, et... Mina arvan teisiti. Arvad teisiti. Kui on 50, siis kui on 51, kui on 500, siis kui on 501. Igaüks on erinev. Igaüks on erinev jah, aga kui sul on 500 paari kingi, palju sa nüüd kanda jõuad? See aastat vähemalt. Aga sa tegelikult sa ütlesid hästi, et igaüks on erinev. Tegelikult, mis järelikult nad rahuldavad teatud mõttes sellist erinevat vajadust. Aga võtame seda olukorda, võtame, et sul on nii 2 tüüpi jalga, võtame ühed on sellised kingad, teised ütleme näiteks talvesaapad. Ütleks, et käia suvel, teistega talvel. Kumba oletame, et sul ei ole neid, tõesti, nagu naistel on nagu nii, 10 kaupa neid, meestel tavaliselt millegipärast vähem. Oletame niimoodi, et sul on, kumba olukord on parem? Kas sul on 2 paari kingi või 1 paar kingi, 1 paar saapaid? Kumba sa eelistaksid? Kui mõlemaid oleks 2 paari. Ei, aga tuleb valida 2 varianti. Kingad ja saapad. Ehk selles mõttes on erinevad. Nad rahuldavad mingis mõttes erinevad funktsioonid kingaga, suvel saapaga talvel näiteks. Et kui sul on ainult 2 paari endriga suvel saad käia, siis on talvel natuke jama. Mingi talvel saapaga on suvel ka natuke jama käia. Et kui on asjad rohkem erinevad, siis meil on heaolu suurem. Selles mõttes, kui me tahame raha kulutada niimoodi, et me saaksime rohkem heaolu tarbimisest, siis sellisel juhul me peame võimalikult palju erinevaid vajadusi rahuldama. Et eelkõige kogu aeg sellised, mis on kõige pakilisemad, ostma selliseid asju, millest kõige rohkem meil puudus on. Ja selliseid asju, mida meil juba olemas on, neid vajadusi, mis on meil rahuldatud, nende peale me ei peaks nii palju kulutama, kuna teiste vajaduste rahuldamine teeks meid õnnelikumaks. Nüüd samuti selle asjaga on ka selline asi, et kui sa ostad, võtame näiteks seesama, võtame mahla näite. Et kas sa ostad 1 klaasi mahla või 2 klaasi mahla? Üldjuhul on niimoodi, jätame teatud sellised allahendused ja võimalused välja. Aga üldjuhul on niimoodi, et ükskõik, kas sa ostad 1 klaasi mahla või 2 klaasi mahla, sa 1 mahla klaasi kohta maksad sama hinna. Palju 1 klaas mahla kuskil kohta, mis maksab? 15 krooni. Okei. Ostad 1 mahla 15 krooniga ja 2 mahla 30 krooniga. Nüüd, see esimene maht tegi siin teatud miks koguse võrra õnnelikumaks. See teine mahlaklaas ei teinud siin X koguse võrra, tegi mingi 0,8 X, näiteks võib-olla 80% sellest. Aga maksid sa ikka sama palju sellest. Kui sul ei õnnestunud saada mingit allahendust, aga reeglid enamikel juhtudel ei ole. Nüüd, mõte on see, et selle sama raha eest, selle 15 krooni eest, mis sa kulutad esimesele mahlale, selle esimese mahla ostmisega, sa teed sama rahaga ennast rohkem õnnelikumaks kui teise mahla ostmisega. Ehk sa kulutad esimese mahla ostmisega tegelikult raha enda otstarbekamalt, kuna saad raha eest oma tuju rohkem paremaks, saad rohkem heaolu kui sellega, kui sa ostad teise.